Tere kõigile, me oleme Koorust pärit sarjaga jõudnud 4. salvestuseni ja hästi hea meel on tervitada kõiki, kes te olete selle videoklipi üles leidnud ja loomulikult seda publikut, kes siin saalis on. Ja suurt rõõmu teeb see, et kui sai see mõte idanema pandud, et hakkame otsima Koorust pärit inimesi, siis üks esimestest, kelle nimi nii-öelda siis lauale tuli, oli Martin Altermann. Nii tore, et sa tulid, Martin. Tänan kutsumast. Ja minu jaoks tähendab, et sa oled väga eriline minu jaoks. Sa oled minu kõige esimesest lennust, kui ma Kooru tulin. Et me olime tegelikult üsna sama vanused tol ajal. Mis sa mäletad sellest, kui sellest gümnaasiumi lõpus seal? No nüüd, kui päris ausalt, et ega liiga palju ei mäleta. Mäletan seda, et kui sa tulid Koeru, siis ega meil siis mõnda aega huvijuhti ei olnud ja ega me tegelikult väga hästi ei teadnud, mis see huvijuht üldse on ja mida ta teeb. Et see kõik oligi uus, et tekkisid mingisugused õpilase esindused ja mingisugused sellised asjad, mida nagu pidi tegema. Ega see algul nagu liiga hästi peale ei läinud, et võib-olla ei olnud see väga populaarne. Eriti ma arvan, et meie klassis pigem see ei olnud selline väga populaarne alguses. Kuigi ma mäletan, te olete üsna aktiivsed ja sina teiste seas? No ei tea, ma ise ei ütleks, et pigem mitte. No me jõuame sinna, sest mul on päris mitu asja meeles isegi sellest ühest koos veedetud kooliaastast. Aga kõigepealt alustame täitsa algusest, Martin. Mis kuupäeval sa sündisid ja oma ema-isale rõõmu valmistama? Mina olen sündinud 19. märtsil. Siis sa oled peaaegu jäär. Ei, ma olen täitsa kala, igat pidi. Kuigi ma ühessegi horoskoobi kirjeldusse ja sellistesse asjadesse liialt ei usu, aga ma ikka olen kala. Ja sa olid oma pere kõige esimene laps? Jah. Mis sa mäletad, mis su esimesed mälestused on, kui sa oma lapsepõlve peale mõtled? Noh, kuna me elasime Koorust väljas 10 kilomeetrit sellises väikses külas, Tammiku külas, siis tegelikult esimesed mälestused vist on kruusateest ja kuna seda teed seal alles toona ehitati või siis olid seal ainult hunnikud ja seal tegelikult autoga liialt sõita ei saanud, et siis üks kolmekaga sai sealt nendest hunnikutest üles alla sõita, seda ma mäletan. Ma arvan, et see on üks esimesi. Ja naabrid olid külaskäiku ja sealsete maasikate söömist mäletan ka, et need olid ikka magusamad kui koduomad. Ma arvan, et need on esimesed mälestused. Kas oli mängukaaslasi ka enne, kui vend majja toodi? Ei olnud. Ei olnud? Ei olnud. Ja lasteaias ma ka käinud ei ole, nii et ei olnud jah. Eks ma pidin seni endaga hakkama saama ja eks ma tüütasin naabreid seal, et üks naaber mul seal oli ja suuremas ajast veetsin ma vist seal. Et kui ma kuskilt jälle kadunud olin, et toona ju miskit telefoni midagi ei olnud. Ja kui mind kodus ei olnud, siis ema isa teadsid, kust mind leida ja seal ma siis olin. Miks selline nimi nagu Martin pandi? Kas sa tead ka seda nime lugu? Ma võin oletada ja eeldada tegelikult minu vanavanaisa, kes seal talus kunagi elas, oli ka Martin. Et sealt ta tuli ja Laura järgi sai siis minu vend nime Lauri. Laura oli siis Martini abikaasa. Just. Teil on selline väga pika ajalooga kodutalu, ma saan aru. Jaa, see on tõesti väga vana maja ja minu lapsepõlv on seal möödunud, minu isa oli samamoodi seal siis oma vanaisa juures. Ja nii palju kui ma tean, on see maja seal kogu aeg olnud ja meie suguvõsa käes just kui olnud. Ja. Selline hästi huvitav perekonnanimi ka, Altermann. Kas sa oled natuke uuring ka selle nime lugu ja tausta tead? Tegelikult ega liialt hästi ei tea, ma tean, kuhu maani ta läheb ja kirikuraamatutest ja see on selline veebisait nagu Geni, et seal on keegi peale minu veel kunagi seda sugupuud nagu arendanud ja et kuskil sinna 1800-ndani
läheb vist ta tagasi ja sinna tekivad sellised nimed nagu Hansu Hans. Aga kust maalt ja miks Altermann tuleb, sellel on muidugi erinevaid kirjapilte ja erinevaid hääldusi. On Altermann ilma E-ta ja 1 N-iga ja 2 N-iga ja ilma A-ta. Ja kõik Altermannid ei ole üldse minusugused kah mitte. Tõesti? Tundub nii. Väga lahe, et see lugu, et see nimi on hakanud nagu oma elu elama. Ja kui vana sa olid siis, kui sa vanemaks vennaks said? Ma olin siis 5. Täitsa suur poiss juba. Ja. Oli see hea uudis? Seda ma ei oska öelda, ma väga ei mäleta. Kui ma läksin 6. kooli, siis minu suur aeg möödus või suuremas ajast mööduski vaol koolis ja siis pikapäevarühmas. Kuna bussi liialt palju ei käinud, siis ega me sealt koolist väga ruttu koju ei saanud. Et esimene aasta vist, siis oli veel nõukogude aeg, siis käis mingisugune koolibuss korra, mis tegelikult vist oli töölisbuss hoopis. Et sellega sai, aga sellega tuli ka ennem kõik Abajad ja kõik need tagumised külad läbi sõita. Tunne kodumaad, tunne kodukanti. Kui minu juurde see buss jõudis, et... Mis mõtteid siis see väike Martin seal bussis võis mõelda, kui ta oli kõik need kohalikud bussipeatused läbi lohistanud? Ei tea, pole õrnaamaga, enam ei mäleta. Ma mäletan ainult mingi episooditi, et ma olin seal selline roheline buss oli. Ilgelt vana, ma isegi ei oska öelda, mis markida võis olla. Aga väga palav oli seal bussis, seda ma mäletan. No talveaega just kui mäletan. Aga rohkem ei mäleta. Me oleme tänaseks, õigemini sinu poolt on tänaseks valitud välja ka ports pilte ja nii tore, et me jõudsime oma jutuga kõige esimese pildini, et sa nüüd ülemäära väga oma lapsepõlve pilte, ilmselt sa olidki naabrite juures, kui fotograaf käis, aga ei, hoopis teisele poole lähme hoopis. Nii, ma pean nüüd siis täitsa algusesse ära minema, siin enne klõpsisin. Piltidest, lapsepõlvepiltidest võib öelda nii palju, et ega neid fotograafe ei olnud ka väga võtta. Et üldse on mul üsna vähe pilte. Mõningad on enne kooli ajast ka, aga neid ma tõesti välja ei valinud, jah. Kas sa tead, et sul on praegu võimalus oma koolimaa ära osta? Ei tea. Ma tean, et ta mõnda aega tagasi või nüüd juba jupp aega tagasi osteti ära erakättesse ja seal nagu ka midagi on tehtud. Ma aeg-ajalt ikkagi, kui ma siinkandis käimas olen, suvel ikkagi sõidan sinna, aga ma väga lähedale enam jalutama sinna pole läinud pärast seda, kui see nii-öelda eravalduses on, et pole nagu julgenud, aga sealt mööda ma olen käinud ja aknast sisse piilunud. Mis sul siis kooliajast peale selle pikapäevarühma veel meeles on? See pidi ka pikk päev olema. Ja. Kellega sa ühes klassis käisid või mingid vahvad seiklused, mis kohe seostuvad selle Vao mõisapargiga? Ja... No Vao koolis ega seal väga muud ei tehtud, kui rahvastepalli mängiti, nii palju kui ilm lubas. Siis seal samas trepi ees oli kriidiga maha joonistatud 2 kasti ja siis rahvastepall oli see, mida spordialadest me siis harrastasime ja talvel oli siis suusatamine, mis sealt nüüd natukene sinna majade poole läheb, seal on niisugune väikene mägi ka. Kes su esimene õpetaja oli? Anneli Mand oli esimene õpetaja ja hiljem oli Malle Lahi klassijuhataja. Koolidirektor vist oli Mare Liiva, kui ma ei eksi. Ja muusikaõpetaja oli Helve Kukk. Ja vist rohkem ei olnudki õpetajaid tegelikult. Et kõik andsid kõiki aineid said? Jaa, no seal 4 klassi oli, kokku oli meid vist terve kooli peale, ma ei tea, 15-20 oli võib-olla. Kuskil tegelikult oli mingisugune koolipilt ka, mis on täna selline, siukse väikse klassi suurune. Aga seda ma ei leidnud üles. Ma ei tea, kas sellega siia saanud. No mõni koerustik ikka ka... Ei, tolle oli tehtud mingit koerust, tolle mängiti rahvastepalli või... No tegelikult oli. Seal toona elas üks perekond ka seal kooli teises osas üks hästi vana meesterahvas, kes hästi liikuda ei saanud ja siis kuna ühes klassis pääses sinna nende eluruumiga ka, siis oli
väga hirmus alati, kui seda ust ikka üritati paotada seal. Ja siis tundus see härrasmees kuidagi väga hirmsa näoga, kui ta sinna ukse peale tuli ja käratas meile, et sinna ikkagi ei sobi sisse vaadata, veel vähem sisse minna. Okei, aga vaatame siis edasi. Vaatame tagasi. Nii, nüüd tundub küll, et sa oled jõudnud siis Koeru keskkooli. Ja 5. klassi. Kas oli see nagu mäletad sa seda kuidagi ka seda koolivahetust ka tol ajal? Et et kui sul enne oli klassis seal palju õpilasi? 6-7 äkki. Ja nüüd siis selline suur klass. Ikka väga palju on teid siin. Jah, kuna 5. klassis 2 klassi ei olnud, see tuli vist Koeru koolis alates 6. paralleelklassid, siis siin me olime kõik koos, jah. Mäletad seda pildistamise päeva või esimest koolipäeva, kui sa siia suurde majja tulid? Meil oli vist sedasi, et tegelikult seesama klass, kellega me nii-öelda kokku läksime, käis isegi 2 või 3 korda Vaakoolis külas ja meie vist Koerus ka. Me tegelikult natukene vist saime tuttavaks. Oli mingisugused spordivõistlused vist koos ja mingisugused suviseid asju nagu mäletan. Aga et see esimene koolipäev nagu kuidagi teistmoodi oleks olnud, seda isegi hästi ei mäleta. Mingid hirme selle ees ei olnud, et nüüd on hästi palju õpilasi või? Ei, pigem ei olnud, kuna me olime kõik siit sellisest väiksest koolist tulnud, siis eks me olime suures klassis kõik väga väiksed ka, ma arvan. Alguses, et ega me väga välja ei paistnud. Ma arvan, nagu seda võib Malle Moore käest võib-olla küsida, et kuidas see nii-öelda lõimimine käis või lõimumine käis toona. Ja Malle oli siis teie esimene klassijuhataja. Jaa. Ja kes oli sinu pinginaaber siis? 5. võis Ott olla alguses. Ott Talvik. Tulite sealt ühest kandist, liikusite siia? Jaa. Ma arvan, et algul oli Ott või Rene või Ennar. Aga pigem oli Ennar vist 6. Et võib-olla kooli fotopangas sorides võib-olla leiab sellele vastuse. Ma arvan, üks neist 3 oli. Pigem alguses oli Ott, aga kuna Koerus vist oli teistmoodi natuke see pinginaabrite süsteem, et igas klassis võis seal olla erinev pinginaaber. Et meil seda Vaakoolis seda lõbu ei olnud, et meil üldse erinevat klassi ei olnud, meil üks klass oli käinud. Et seal me istusime oma kohas kõik need sisuliselt 4 aastat järjest, et seal väga vahetama midagi ei pidanud. Millega tegelema hakkasite siis või millega tegelesid siis 5. klassis, 6. klassis? Kas tekkisid sellised hobitärrastused ka, et kui Vaal oli rahvastepall domineeris, aga Koeru jõudes? No Koerus rahvastepalli väga ei mängitud, nii palju kui ma mäletan. Et see spordiala sealt me lahkusime ikkagi tipus. Vaalmeistrid. Just, aga muusikakool tuli mul Koeru koolist juurde ja kergejõustikutrenni Toomas Haani juurde vist sai ka kohe mindud. Mis see muusikakool tähendas? Kas see tähendas õpetaja Ainoga eratunde? Ei, see seda ei tähendanud. See tähendas 2 korda nädalas Paidesse sõitu liinibussiga. Ja Aino Linnasega algas ka nii-öelda minu see koorilaulja ajajärk. Sa laulsid solisti või olid ansamblipoiss? Ei, mina olin ikka selline kooripoiss. Kohe poistekoori ka? Jah. Et kus ära käisite poistekooriga siis? Igal pool. No tegelikult koerupoistekooris ma ei ole liiga pikalt laulnud. Koerupoistekooriga me käisime Soomes. Ilmajal ilmselt? Ilmajal käisime, jah, ikkagi selline kohustuslik traditsiooniline reis. See vist oli ka minu esimene välisreis üldse. Esimene merereis ka. Tõsi. Ja teine merereis järgnes siis järgmisel aastal vabariikliku kooriga Rootsi, ka merereis taaskord. Aga kusjuures sinu esimesest Soome reisist on videomaterjalid alles? Tõsi. Ja võib-olla, kui ma hästi otsin, äkki on ka filmitud mere peal. Ma mäletan, et selles videos olid teil sellised lahedad nokamütsid ka peas. Mingi koeru, äkki oligi koeru ette kirjutatud? Midagi sellist oli jah, sellised velvetist nokamütsid. On sul alles ikka või? Ma ei tea, võib-olla tõesti. No ma võin öelda, et need olid üsna ebamugavad ja sellised, ega nad ju ei hinganud, et kujutad ette velvetist selline
poti sinine vist oli, kui ma ei eksi. aga mis te seal laeva peal siis tegite? Mäletad sa ka mingit esimest emotsiooni ka, et no... Seal vist olid mänguautomaadid, mis olid nagu kõigile. Sellised, äkki olid pokkeriautomaadid või sellised, seda mäletan, igast värvilised ja tuled ja viled ja see oli ikka selline uus ja huvitav. Aino pidi vist kõvasti teid seal laeva peal taga ajama. Seda hästi ei mäleta, kas Aino seal meie lähedal oli, eks me kolasime seal ringi. Vist sõitsime Georg Otsaga äkki isegi. Et ei ainult ei mäleta, et oleks väga meid seal piiranud või kantseldanud. Aga see võis ka vastupidi olla. Ma ei mäleta, kes teiega kaasas võis käia, aga äkki võis käia Mait või Uno. Keegi meestest pidi ka olema, keegi pidi filmima seda või oli Liidia Laidinen, kes siis filmis. Aga ma leian selle video üles. Seda ma ei oska öelda, jah, aga kas Mait või Liidia võis olla tõesti. Et eks need võisidki olla seal 90-ndal esimesed reisid sinna Ilmajoele ka. Et siis ju see võis olla 94 või 95. Kus teid esinema siis viidi? Mäletad sa ka? Ilmselt koolis käisite? Perede sööbisite kindlasti? Perede sööbisime, seda mäletan, jah. Perede sööbisime, aga kus me esineme? Ju see kooli mingisugune kontsert oli kohaliku kooriga, postekooriga, tõenäoliselt. Et see ma mäletan ka nagu episoodit, et sellised eredamad killud on. No põhiliselt mänguautomaadid, ma saan aru. Jah. Et mul on ema kunagi öelnud, et kui me esimest korda loomaias käisime, siis ka küsis, et mis siis nägid, et traktor kaevas kraavi ja ilmselt oli selline ehitusaeg, aga loomi, võib-olla ei jäänudki nii hästi meelde, aga selline. Nii poisilik. Aga kui nüüd tagasi tulla selle peale, et 2 korda nädalas tuli Paides muusikakoolis käia, siis mis sinu eriala oli, mida sa õppisid seal? Õppisin klaverit ja see Paides käimine oli tegelikult piisavalt tüütu, et kohati ikkagi sai klaveritunnis õpetajale öeldud, et ma järgmine kord tulla ei saa, et meil on perekondlik mingisugune väljasõit või midagi ja kodus ütlesin, et õpetaja järgmine kord jättis tunni ära ja et ei saanud tulla, et siis tekkis üks kord nagu vabaks. Väga palju seda teha muidugi ei saanud, aga piisavalt, et mitte vahele jääda. Et telefon jätkuvalt ju ei olnud ja mingisugust ühendust kooli ja kodu vahel või siis 2 kooli vahel, ütleme koerukooli või muusikakooli või kodu vahel, seda ei olnud. Et sellisel kujul, et saad kohe pups, telefoni tuleb teada, et Martin puudus tunnis? Ei, tulemustest sai ju ka ainult teada tunnistusega. Siis aasta lõpus, siis kui tunnistuse koju viisid, siis oli teada, et mis siis aasta jooksul nagu juhtus. Kas kogunes 7 tunnistust? Ei kogunenud 7 tunnistust paraku. Kogunes 3 või 4. See, ma arvan, et see liikumine oli piisavalt keeruline ja ajad olid piisavalt keerulised, et pooleli ta jäi ja ega vist ei viitsinud ka liiga palju. Ja kuna mul vanemad ei sundinud ka, siis nii ta jäi. Ja ma arvan, et see on ka okei. Muidugi. Et selline äge kogemus sul. Kas täna mängid ka klaverit? Ei mängi. Või kui ma kuskilt klaveri leian, siis eks ma klimberdan midagi. Aga ma olen mõelnud selle peale, et kas soetada või mitte, aga võib-olla ei ole seda aega, et nagu uuesti õppima hakata. Never say never, eks ju? Jaa, seda kindlasti. Vaatame siis edasi. Siin on nüüd siis klass edasi pilt ja ma saan aru, et klassijuhataja on vahetunud, klass on peeks läinud. Jah, nii on. Sellepärast ma selle pildi siia panin ka, et klass läks justkui poole väiksemaks ja algas siis kuni keskkooli lõpuni koolis käik Reet Aulega. Jaa, aga rohkem vist ei oska selle kohta midagi öelda. Mis te tegite klassiga koos õpetaja Reeda eestvedamisel? Te olete jäänud hästi kokku käima, et te olete siin kokkuhoidev klass, me jõuame selleni kindlasti veel. Jah, hiljem vist jõuame, jah. Aga mis me tegime? Olime vist aktiivne klass ka tegelikult. Me käisime kuskil Mullamäel kelgutamas vist tihti ja
mida ma mäletan sealt 6. klassist või sealt alates olid mingisugused söökla toimkonna päevad olid vist, kui ma ei eksi, et paari kaupa peal pidi seal käima ja kõikidele supipotte ja taldrikuid ette kandma või siis lauad ette valmistama ja pärast ära koristama ja lemmikpäev ju tundis sai ära ju. ja see oli nagu hästi, süüa sai ka, et kui parasjagu selline leivasupp või midagi oli, siis sai seda lõputult süüa seal, et muidu võis jääda justkui puudu, aga siis sai terve päev head ja paremat välja valida. Aga jah, koolis ei pidanud käima või siis tundides, et see oli selline hea päev küll, et kui sai kiiresti oma asjad tehtud, siis said varem koju ka? Kuidas? Sai varem koju ka? Või pidi ikka tundi minema? Ei, tundi ei pidanud minema minu arust. See on ikka uskumatu tänapäeval. Aga mul see väga ei mänginud rolli, kas varem või mitte varem, sest nagu ikka bussid liiga tihti ei käinud. Et seda rohkem oli mul aega siis Toomas Aani trennideni oodata. Mis need sinu alad olid siis? Ma kusjuures natukene tegin taustauuringut ka, et sa oled isegi kergejõustikutabelites. Aga see trenn meil ainult see trenn oli. Mina jalkamees ei olnud. Ja Toomas seda kergejõustikutrenni tegi ja seal ma käisin. Et ega ma mingi tippsportlane ei olnud, aga nii palju kui teha anti, nii selle tegin ära. Mäletad ka mingid selliseid võistlusi või tulemusi ka, millele sa nagu eriti uhke olid või oled siiamaani? Oi, pigem mitte. Kevadjooksu mäletan ühte, kus mul õnnestus tulla teiseks Adu Samaarini järgi. Ja see oli endalegi üllatav. Aga see oligi vist keskkooli üsna lõpus. See on väga hea tulemus ju. Võib-olla, ma ei tea, kes seal veel jooksid, võib-olla rohkem ei olnudki kedagi. Kahekesti. No täna ikka sellised paremad kevadjooksud ikka üle 200 osaleja, eks ju, koos noorematega. Siis neid küll nii palju ei olnud. Kuigi see on nagu täpselt selline kevadjooksu algusaastat, et nendest on ikka väga suurte passidega pilte näha. Ja kas teil oli ka klasside vaheline võistlus, et kes rohkem osaleb või käisite te kõik, olite pigem nagu sellised, olite nagu rohkem spordiklass, et selline, et no ikka ma vaatan, seal on ei no meil paar sportlast oli, jah. No ikka on, jah, nii mõnigi teil siin pildi peal. Ott tegi tublimalt vist sporti ja no Tarmo eks ju. Aga Kristeli paps oli ju spordiklubis, ma ei tea, palju sporti tegi, Kristel ise ei oska öelda. No Kristel Piret tegid ka vist natuke aktiivsemalt. Täitsa nunnud. Trennis ka. Nunnud olete siin täiega nagu 90s ju. Jaa, absoluutselt. Kus sina siis oled? Ma ei tunne sind ära. Eesreas ikka. Eesreas, tõesti selline kõik bluus on selge aetud sul ja kingad jalas, ei midagi juhuslikku, ema on kõik välja mõelnud. Särgid ikka ülemise nööbini kinni nööbitud ja nii peabki. Ema sättis alati valmis riided ja kui oli vaja minna, siis jah, nii vist oli. Äge tegelikult ju, kui selline mamps on. Jaa. Milline see ema on? Sul on väga tore ema. Vastab tõele ja kuna ma lasteaias ei käinud, siis ma kujutan ette, et ega tal vist väga lihtne ei olnud. Ja mu vend ka ei ole lasteaias käinud. Et me olime koolini ikkagi kodus ja õppisime lugema ja kirjutama ikkagi ema toel. Ja nüüd tegelikult peab ütlema, et mul enda poiss õppis ka minu ema juures lugema ja kirjutama. Ta suvedel ikkagi viibis, on palju maal ja nüüd siis koolivaheaegadel samamoodi, et kooli minnes oskas ta samamoodi lugeda ja kirjutada, et tema on väga suure töö ära teinud, jah. Kas su ema vanasti töötas kaupluses, Koiru Konsumis, ma mäletan? Jaa, tema on õppinud kassapidaja siis, poemüüja, et pikka aega töötas Konsumis. Täpselt ei mäletagi, millal ta enam siis ei töötanud. Nüüd juba päris pikalt. Pikalt, aga isa? Isa on samamoodi kodus praegu, et enam nad ei tööta. Ema käib Vaakülaliste majas, hoiab seda seal korras ja eks nad vaikselt toimetavad. Kas olid väga ranged vanemad? Ema oli selline tõesti elge, oli teil kodus reeglid, asjad paigas kõik? No peab ütlema, et olid jah, selles mõttes, et ega Väinjärvele ujuma
enne ei saanud, kui kartul oli kõblatud või puud olid laotud, et see oli selline iga-aastane selline draama suvine, et puit tuli teha ja puit tuli laduda ja enne järve äärde ei saanud. Ja noh, järve äärde tuli 14 kilomeetrit jalgrattaga sõuda ka enne. Et need asjad pidid olema tehtud. Aga noh, ma nüüd ei ütleks, et see nüüd nii-öelda rangus oli, et ära tuli need asjad niikuinii teha, kas enne või pärast ujumist. Et lihtsam oli need asjad enne ära teha. Mis traditsioonid teil kodus olid? Mida te koos tegite? Mingid sellised, mäletad sa midagi? Või võib-olla on siiamaani traditsioonid? Noh, ei oskagi nii konkreetselt väga välja tuua. Meil suguvõsa on üsna, just ema poolt on üsna kokkuhoidev, et ema õed-vennad käivad hästi tihti koos. Ja ma arvan, et see oli minu lapsepõlve ajal ka üsna selline, noh, võibki öelda, et traditsioon, et kui oli sünnipäev, siis sünnipäev tähendas alati, isegi kui see oli tavaline sünnipäev, 30-40 inimest. Et emal oli mul 6 õde-venda, et neid onusid, tädisid oli piisavalt too aeg veel, et nüüd küll kahjuks kõiki enam ei ole, aga tänu sellele oli tädidel onudel piisavalt lapsi, et need sünnipäevad olid väga sellised toredad üritused, et kuna kodus olime ikkagi ju alguses üksi ja siis, kui vend oli, siis olime kahekesi, et seal Tammiku külas alguses lapsi polnud, et pärast siis tulid lapsed? No pärast tulid mõned jah, aga see juba jääb sinna põhikooli aega. Et kui Taavi tuli ja Erki ostis ju sinna või tulid sinna elama, et Erki elab siiamaani seal. Ja et siis oli, aga varem ei olnud jah, et sellepärast siis need kokkusaamised suguvõsaringis olid võib-olla sellised, mis meelde jäid, et siis oli lapsi palju ja noh, jõuluaeg või siis selline jõuluvana tulekuaeg oli alati selline põnev, et käis ikkagi jõuluvana või siis näärivana varasemalt, et siis kõik need suguvõsa lapsed olid koos ja siis jagati nänni. Olite head lapsed siis? No tol ajal või too õhtu vist olime jah, et oma pakid me ikkagi kätte saime, et muust ajast ei pruukinud see nii hästi võib-olla olla alati. Kas samal ajal mingi käkke ka keerasite või kui selline kamp kokku sai 30-40 inimest, ma kujutan ette, et täiskasvanud suhtlesid omavahel ja siis sinul oli eakaaslasi ka sugulaste seas kindlasti? Oli jah. Me oleme kõik sellise 5 aasta sees äkki, ma arvan, et mina olen üks, no mitte kõige noorem, aga sinna noorema poolsesse otsa, aga ma ei mäleta, et me siis oleks mingisuguse jamaga hakkama saanud, aga tädipoeg, kes tänaseks elab juba pikalt Ameerikas, ta oli ka suviti, oli meil maal ja siis me tegime küll siukseid, noh, võib-olla seda videolinti ei kannata, aga igasuguseid asju sai tehtud jah, et ega siis fantaasial piire ei olnud, et küll tegime metsal lõket ja sellisel kuival ajal ja noh, ikka selliseid... Õnneks kõik jäi nagu... Ja, see kõik oli hästi. Et või tahad midagi üles tunnistada? Naabrimees sattus meile peale, et sellega sai nagu asi lahendatud, et me kuskil metsasihi peal seda tegime, mingi väikene tossamine seal oli ja aga kuna me olime piisavalt metsa sees, siis ikkagi tugevalt ehmusime ja panime sealt jooksu, aga valele poole. Mitte sihti pidi metsast välja, vaid teisele poole, et me jooksime see laiali, et aga kuidagi see lahendatud siis lõpuks sai. No mitu pead on ikka mitu pead? Ja, muidugi. Üksi on keeruline selliseid asju välja mõelda. No siis on äge, kui selline äge suur suguvõsa ka ikka ümber on ja rohkelt mälestusi. Vaatame edasi. Pilte sa meile veel siin oled siis toimetanud. Nii, no nüüd siis selle klaveriga ka seoses, aga vähe sellest, et klaver, kas see on samas, see on kuskil muuseumis tehtud, vaata, sa oled kuidagi piirdeid ületanud siin või? Ja, see vist on, kui ma ei eksi, äkki ja... Palamusel või? Palamusel, jah. Loomulikult, kui su klassijuhataja on Reet Aule, just. Siis sa lähed ju Palamusele. Siis me käisime ja seal me käisime... See pidi olema 6. klass, et ega see klaver tegelikult ju ei mänginud.
see on niisugune fotolavastus juba tollasest ajast, et nagu tänapäevalgi, et paljud asjad, mis internetis on, ei ole ju kuskilt otsast tõsi, et ma arvan, et see on selline alge, et Pille Häält ei teinud ja tegelikult sinna minna ka ei tohtinud. Aga ma isegi ei tea, miks ja kuidas ma sinna sattusin. Aga kuidagi pidi selle pildi ära tegema. Noh, teinekord ongi parem, kui mäletamata. Jaa. Aga noh, tol ajal sa ilmselt siis käisid ka mängisid klaverit ja Jaa. ikkagi usinasti. Kas sa olid nagu pigem Toots või tahtsin öelda Teele, aga Teele see kohe kindlasti ei ole. Kas sa olid nagu, milline kevade tegelane sina nagu? Ma Toots kindlasti ei olnud, et ma olin piisavalt jänes, et silma paista, ma arvan. Just Vaokoolist tulles, et ega ma esiplaanile ei tükkinud. Siis olid nagu kiirve nagu? Ei no nii toss ma ka ei olnud. Et ma arvan, et mul ei ole seal head üks-ühele tegelaskuju kevadest. Et aga muidu kevade ja ütleme Tootsi lugudega ma olen üsna hästi kursis. Minu sugulane oli Aare Laanemets. Siis tema veetis sügiseti meil alati maal aega, kui oli kartulivõtt. Nad elasid Pärnus ja siis nad alati käisid sügisel meil abis kartuleid võtmas ja siis tihti tuli ka kevade televiisorist. Aga siis kästi see üsna ruttu kinni panna, et ega onu Aare ei soovinud liialt palju seda vaadata uuesti. Vaata, kui huvitav, et see kevade ja kõik see seos, et nagu sa valisid teadlikult selle pildi või? Et me jõuaksime vestluse... Ei, absoluutselt mitte, et ma tegelikult see praegu lihtsalt tuli meelde. Väga äge seos. No nii, vaatame ära, kui seal Palamusel ära käisite, et mis siis saama hakkas. No nii. No siis on selline ajahüppe, see tegelikult peaks olema 9. klass ja vist kirjandi kirjutamine. Mäletad ka, mis kirjutasid? Mis mõtted võisid? 9. ei mäleta. 12. klassi teemat mäletan küll, aga 9. klassi kirjandit ei mäleta. Kas siis võisid juba mõlkuda ka su peas sellised mõtted, et olid juba nagu mingid sellised karjääriplaanid paigas, teadsid? Ei, absoluutselt mitte. 9. kindlasti mitte. Mis 9. klassi Martin võis siis mõelda, mida tahab? No veel oli ju 3 aastat käia. Et see oli okei, et sa ei teadnud siis veel, mida teha? Ja ma arvan küll, et ma usun, et väga paljud meist ei mõelnud. No need, kes meid läksid 8. mõned ära, kes läksid Nõokooli, Ott läks Nõokooli ja Liis vist ka, kui ma ei eksi, läks Nõokooli. Et võib-olla neil oli huvi reaalainete vastu rohkem, aga ma ei näinud, ma arvan, et ma ei mõelnud selle peale, et mu esmane idee vist oli keskkool lõpuni käia ja ma kuidagi vaatasin seda kooli ilmselt, kool kestab 12 aastat, mitte 9. Et toona vist oli see mõtteviis nagu valdav. Aga äge tegelikult selline, et sul on sellised pildid, et seal nagu reaalselt teed siin 9. klassi lõpueksamit. Okei. Midagi veel meelest põhikooli ajast. Millised su lemmikõppeained olid? Millest sa tugev olid? Ei teagi. Ma arvan, matemaatikas olin tugev. Kes su matemaatikaõpetaja oli? Matemaatikaõpetaja oli Tiia Tippi. Kogu aeg, jah, lõpuni välja. Algusest peale. 5. klassist alates. Päris pikka aeg, eks ju. Ja ilmselt siis Reet ka eesti keelt andis teile ikkagi lõpuni. Eesti keelt kirjandust ja oli klassijuhataja lõpuni. Õpetaja Reet ja Tiia siiamaani töötavad meie koolis. Aga vist on viimane aasta. Ja kooli kokkutulekul mõned sõnad ikka sai räägitud midagi ka. Tore, väge. Nii, vaatame siis... see nüüd tundub siis tõesti gümnaasiumi aeg. Ja ma arvan, et see ongi see kurikuulus kevadjooksu pilt. Ma arvan. Kindel ei ole, see võib ka mingi suvaline spordipäev olla. Kusjuures ma mäletan, et umbes sellel ajal, ilmselt äkki see on 12 klass või? Võib-olla või? Ma arvan küll, jah. Siis ma mäletan, et minu arust oli ka Jüri ja jooksu tegime esimene aasta, kui mina tulin. Kuidagi tundub ka niimoodi, vaata 4 tüdrukut ja 4 poissi, et mingi tõrvikute teema oli. See võis olla ka nii, jah. Jah, et vahetati tõrvukid. Kuigi Jüri jaoks võiks see ilm olla natukene siin võib-olla sae liiga, aga võib-olla ei väga.
ei tea, aga kamp on koos ja see on äge, sina kõige keskel seal. Nojah, juhtus nii, ma arvan, et juhtus nii. Juhtus nii. Mis tegite koos? Ma mäletan teie tutipidu väga hästi, et see kooliaeg oli tegelikult, see 1 aastaga te olite nagu sellised hästi aktiivsed. Ma arvan, et see lõpp oli üsna aktiivne, jah. Et või keskkooli osa üldse oli üsna selline aktiivne. Et toimus palju ka kooliväliselt. Alates kultuurimajast ja ei pea silmas siin teatrietendusi ega muud, et seal toimus ka muud huvitavat ja mängude majast, et ma arvan, et see oli selline üsna aktiivne aeg, jah. Aga kus siis selgus, et nüüd on siis niimoodi, et gümnaasium on läbi ja et millal sa aru said, mis sa nüüd siis tegema hakkad? Või siis veel ikka ei olnud veel selge nagu sinu jaoks? Ei, no tegelikult ei olnud väga selge ikka, sest ma läksin pärast gümnaasiumit Tallinna Tehnikaülikooli õppima üldse ja õppisin seal 2 aastat ja siis läksin ajateenistusse, kuna see oli vaja ka ära teha. Et aga ega ma tegelikult sinna ka minna hästi ei tahtnud, et ega mul see esimeses plaanis ju tegelikult ei olnud, et mul olid ikkagi mõtted, et ma lükkan seda nii palju edasi, kui saab tol ajal, aga ei saanud, et siis ma ikkagi pidin minema ja juhtus nii, et ma sinna mereväkke sattusin kuidagi pidi. Ja see ajateenistus siis mõjutas kuidagi su karjäärivalikut, siis ma saan aru. Jaa, no seal tekkis tegelikult võimalus minna Saksamaale kooli 3 aastaks ja teha Saksamaa mereväeakadeemias siis oma nii-öelda õppida amet selgeks, et seda ma ka kasutasin ja tundus nagu äge minna ära üldse ja teha hoopis midagi muud, et siis ma kandideerisin ja sinna mul saada õnnestus ja oli huvitav aeg. Ja olidki Saksamaal? Ja olin Saksamaal, jah. Ja mõtlen, et õpetaja õpetused võtsid kaasa siit saksa keele. Sellega on selline tore lugu, et ega mina Koerukoolis saksa keelt ei õppinud ja õpetaja Priiduga mul kokkupuude puudus nagu täielikult. Et mina hakkasin õppima siis enne Saksamaale minekut Tallinnas. Oli selline intensiivkursus, õppisime siis 8 kuud ainult saksa keelt 8-5. Ja siis elasime veel 3 kuud Saksamaal, õppisime seal veel keelekoolis 3 kuud saksa keelekeskkonnas ja siis algas mereväeakadeemia aeg. Et sinna jäi veel selline 11-kuuline saksa keele periood vahele. Ja mis selle kooli nimi oli, kus sa õppisid? See oli Saksamaa mereväeakadeemia Mürvikis. Et see on täitsa Põhja-Saksamaal Taani piiri äänes. Selline tore kool asub sellises väga vanas lossis või nimetame seda lossiks siis. Tegelikult on seal jah kool. Kas oli veel eestlasi peale sinu seal? Jaa, meid oli 3, kes alustas, 4 alustas ja 3 lõpetas. Et üks paraku ei lõpetanud, aga jah, me olime 3. Küll aga meid löödi seal üsna ruttu erinevatesse gruppidesse laiali, et ega me koos tegelikult olime üsna vähe aega. Et selle keelekooli osa me olime koos ja pärast seda siis kuna õpe toimus moodulitena, siis me olime erinevates kohtades. Mis tähendas elada ja õppida Saksamaal? 3 pikka aastat? Ega seal väga palju aega muidugi selle peale mõelda ei olnud. Huvitav oli. Väga huvitav oli, et keskkond oli huvitav, keel oli uus. Ma ei oska öelda, mis see väga, teistmoodi oli. Kas sa oled veel mingid keeli omandanud niimoodi lisaks saksa keelele? Ei, kahjuks või õnneks mitte, et ma räägin jätkuvalt ainult saksa ja inglise keelt, et muud midagi ei räägi. Aga nende keeltega saab hakkama? Saab küll. Kas Saksamaa õppimise kogemus Saksamaal jäi ainukeseks või jõudsid sa veel kuidagi Saksamaaga tagasi õppima kunagi? Õppimise poole pealt ei ole mul rohkem Saksamaaga kokkupuudet olnud, aga jah, eks ma olen sinna oma töötute sattunud rohkem, et õppinud ma olen Ühendkuningriikides paar korda veel ja et Saksamaale mind teed rohkem viinud ei ole. Merevägi, õpingud Saksamaal, aga mis siis edasi sai?
siis tuli jälle merevägi. Nii. Ja sealt algaski minu töö. Ja läksid siis mereväkke õppima või tööle? Ei, siis ma läksin juba tööle. Et kool sai läbi, ohvitseri esimene auaste oli omandatud või siis esimene aste oli omandatud ja siis ma hakkasin tööle. Et siis ma hakkasin miinijahtidega sõitma, seal tööd tegema. Olin algul navigatsiooniohvitser ja sealt siis liikusin edasi. Põnev. Aga selles mõttes, et kas teie peres oli ka mingid seosed merendusega? Null, nii palju kui ma tean, ei ole meresõitjaid, siit ei paista ühtegi. Mis vanemad selle peale kostsid, kui sa sellise valiku tegid? Või kas nad on kuidagi tagasisidestanud ka või sinu õpingutele kaasa elanud? Ei ole tegelikult. Et kuna ma pärast keskkooli läksin niikuinii Tallinnasse juba ära, siis ma olin seal paar aastat olnud, ajateenistuse olin ära juba kodust ja siis tundus juba kuidagi loogiline, et tollal ega keegi ju väga palju koju ei jäädud, et kui keskkool sai läbi, siis mindi kodust ära ja siis tunduski loogiline, et ma arvan, et mis neil ikka, ma arvan, et pigem olid nad toetavad ja mingisugust väga suurt jutuajamist meil sellel teemal ei ole olnud. Et poiss, nüüd miks siis selline valik on ju? Ja ei, seda ei ole. Pigem ei. Piilume kuidagi rändasime vahepeal edasi, aga enne neid tähtsaid otsuseid siis edasi õpingu osas. Ma mäletan väga hästi seda aktust Koiru kultuurimäes. Jaa, seda ma isegi ka mäletan. Üsna hästi. Pidutsesite kohe korralikult. Kool saigi läbi. Jah. Näed siis Kristjan seal tagareas. Kes see vasakpoolne noormees on? Ma küll ei mäleta. Milline? Kõige vasakpoolsem. See üleval reas või? Jaa. See võibki mina olla. Üsna suure tõenäosusega. Täitsa nagu natukene selline nagu ära muudunud natukene alad seal välja. Siis Ma tundub, et selle pildi ülekandmisega on natukene siin... Karro, seal on veel Andres on vist E-klassis ja Andres on ikka kõva jooksja. Ma arvan, ta võib sulle ära teha. Jaa, absoluutselt, sest ma ei jookse üldse. Ta kindlasti on mõnevõrra kiirem kui mina. Ta on hakanud kõvasti sporti tegema, ma nägin, et ta oli viimasel kevadjooksul, nii et sa pead ka siis panema plaani ja vanade heade aegade mälestuseks tuled ette. Võib mõelda, jah. Täitsa kevadjooksu. Kui tihti saate oma klassikaaslaste kokku, äkki see järgmine pilt isegi reedab? Aga see tegelikult läheb natukene, ma selle järjekorraga vist natuke panin puusse, aga selle paberiga oli üks tore lugu, et kui me ei eksi, siis Ennar oli see, kellel õnnestus kuskilt hankida värviprinter ja siis, et see on nüüd selliseid üks leebemaid silte, mis me tegime, et aga see printimine sai mingisuguse hoo sisse, aga see oli selline viisakas ja tore. Te olete Wordis korralikult möllanud, ma vaatan. Ja et seda me siis avastasime ja oli võimalus värviliselt printida, et siis kinkisite siis klassiõdedele või õpetajatele või kogu kooli tüdrukutele, naistele? Pigem vist alustasime ikka oma klassist, et seda haaret väga palju laiemaks ei jäänud. Et aga et sai ka miskil põhjusel õpilaspiletid prinditud, ei teagi miks, et kas vana kadus ära või midagi. Ei tea, jah, võib-olla tahtsite kuskile sisse saada peole kuskile. Ega siin ei olnud väga kuhugi vaja sisse saada. Siia sisse sai niigi, et selleks seda õpilaspiletit ei olnud tarvis. Aga millekski ta tarvis oli. Ma jagasin oma kogemusi, vaata, nagu praegu natukene peegeldasin. Ma arvan, et seal võis olla mingisuguseid muid põhjuseid ka, jah. Et tolle aja mured. Äge. Nii, siin ongi üks mõned aastad hiljem, siis ma saan aru, jah? Jah, mõned aastad vist küll. Et me olime üsna aktiivsed pärast kooli lõpetamist küll. Ma usun, et üks 10 aastat, 10-15 aastat küll, kus me käisime hästi tihti koos. Et peaaegu et iga aasta või? Alguses vist jah, või siis üle aasta äkki. Täpselt ei mäleta, aga meil on olnud vist ka aastaid, kus me käisime kevadel ja talvel korra koos. Päris alguses me saime kokku tihti küll, jah. Aga nüüd, kus te juba nii eakad olete, eks ju? Nüüd me saame kooli kokkutulekul kokku.
no siis ei ole pikalt jäänud, paar aastat veel. Ja nüüd just ju oli hiljuti, et meid oli päris palju viimane kord ka ja meid on alati olnud palju, et tegelikult pärast kooli lõpetamist me olime üsna kokkuhoidev, jah. See on äge, et teil selline hea võrgustik on alles. Ja ma arvan küll. See on ikka väärtus omaette. No nii, see on nüüd siis pärast kooli, jah? See on jah, ma arvan, et üks 5-6 aastat kindlasti. Vaukandimehed siis, jah? Jaa. Et Ott elab mulle üsna lähedal praegu ka, et me aeg-ajalt ikka trehvame, kas kohaliku küla Kelgumäel või mingisugusel üritusel me oleme nagu kokku jooksnud, et juttu rääkinud. Et jaa. Mis teid seob? Peale selle, et olete pinginaabrid olnud ja ühist kooliteed tallanud ja... Noh, Otiga me käisime Tallinnas koos koolis alguses ja pärast kooli, ega pärast kooli ma arvan, et pigem seobki see ühine kodupiirkond, et sealt me oleme kokku saanud, et ega kõik on nüüd oma rada pigem käimas, et kokku saame ikkagi pigem juhuslikult kui plaanitult. Mis valdkonnas tema tegutseb praegu, et kas olt tead ka? Minu arust tegutseb ikka ka oma valdkonnas, teedeehituse valdkonnas. Ma nüüd võin küll siin kaameras väga puhusse panna, aga minu arust küll. Äge, et teil selline vahva pilt on mälestuseks. No nii, siin nüüd küll mere peal ei ole, aga siis kuidagi peab selle maismaad ka vallutama. Ei ole jah, ja ega ma tegelikult... Tudusta siis prouat või? oma vabal ajal üritan merest ikkagi võimalikult kaugel olla, et ei mind see... Et lähme kruiisile, pole päris sinu teema. Ei, pigem ei lähe ja ei ela ma mere ääres ja elan ikkagi merest üsna kaugel ja ma arvan, et see nii jääb ka, et ma pigem üritan merest eemale hoida, kui ma parasjagu tööle ei ole. No kuidas sa siis tsiklite hullusega tuttavaks said? Ja kus see hullus on, aga see on päris suur obi. Ma arvan, et see hullus see algas siit samast koerust. Siin oli kogukond, kes sõitsid. Siin ka mõned istuvad siin publiku hulgas, kelle süül see mootorratas ilmselt ka minuni jõudis. Et sealt see alguse sai ja sõitma ma olen jäänud ja aastas korra me sellise pikema tiiru ikkagi üritan teha. Et igapäevaselt tööl just ei käi mootorrattaga, aga reisin küll. Kas see on su kõige esimene ratas? See vist on teine, kui me eksi. Ma arvan, et see on teine, jah. Teine matkaratas, jah. Ja siin oled sa siin... Ma arvan, et ma siin olen teel kuskil Alpides, et ma olen siin vist veel kuskil Austria lähedal või olen just jõudmas, et kuskil sealt. Vaatame, järgmine pilt on, peaks olema... Ai, see on nüüd... Ma mõtlesin, et on ka see mootorratta pilt, aga... Ei ole, piirkond on sarnane, on Itaalia Alpides, aga toona oli üks vaheaasta, kus me mootorrattaga ei käinud ja siis me sõbraga käisime autoga üldse. Selline natukene eksprompt tekkis vaba aega ja siis lihtsalt sõitsime. Aga muidu ma üritan mootorrattaga korra aastas suvel sellise paarinädalase tiiru teha. Ja kuhu autoga kaugele välja jõudsite? Itaalia vist oligi see lõppkoht. Äkki Monaco, kui ma ei eksi. Sealt edasi. Vaatan, läbi prillide peegeldavad siin ikkagi korralikult need. Näed taustaks. Jah. Äge. Sõbrad kannatavad, ootavad ära su ikka ju. Vahel pikalt oled eemal. Või kuidas on see? No jah, ma olen tegelikult palju ära olnud tõesti, et me siin üks päev kodus ka, nüüd mõnda aega tagasi natuke vist arvutasime, et kogu teenistuse ajal vist tundub, et kui kool sisse arvata, et niisugune üle poole ajast ikkagi olen ära olnud. See tähendab, et pole kodust läinud, eks ju, et ei ole kodus sind siis? Jah, füüsiliselt ära. Et on see siis kas kool või meresõit või mingisugune muu missioon või operatsioon, et ära ma olen olnud jah, tõesti siis 20 aastast niisugune pea pool. Kui nüüd niimoodi kokku arvutada. No see peab siis meeldima, kui... No tundub, et peab jah. Et seda ma olen jäänud tegema, jah.
kas mingitel hetkedel on nagu mingid sellised endal ka nagu natuke, et tegelikult nagu ei taha minna ja või mingid tagasilööke iseenda sees ka sellised? Ikka on, see on paratamatu, see on kõigil ju nii, et aga kõige kauemad äraolemised on siis kuidas, et noh, kas on nagu, on see siis 2 kuud, 3 kuud, pool aastat? No ta üldiselt, kui ta ei ole mingisugune pikemaajaline kool või kursus, siis ta on selline 6 kuu kaupa ma olen käinud sõitudes ja nüüd eelmine aastagi olin märtsist oktoobrini veel ära, et jah, nad on sellised 6-kuulised, kui see puudutab mingisuguseid selliseid välissõite. Aga sinna vahele või sinna lisaks tuli siis, kui ma veel laevas teenisin, tuli neid igasuguseid muid siseriiklikke ja muid õppusi ja kus oli samamoodi vaja käia paari nädala kaupa, et minu see laeva või komandöri aeg jäi sinna koroona aega suuresti, et siis oli ka välisriikides viibimisel see nii-öelda maale pääs või sadamatesse pääs ikkagi väga piiratud, et selle poole aasta jooksul me seal nagu maal ka ei käinud, et see oli üsna selline keeruline, siis oli nagu mõte, et keeruline. Mul endal ei olnud keeruline, aga ütleme, võib-olla laeva meeskonna oli natukene keerulisem. Või siis nendele seletada, et miks see parasjagu nii on, et see viirusaeg oli selline huvitav. Ja mis on see kõige selline, mõelge ka publik nüüd küsimusi seoses merel seilamiseks, aga mind lihtsalt nagu huvitab, et mis see kõige pikem aeg on, mis ilma nagu, et sa oledki nagu seal merel ja nagu kujuta ette, vahepeal ikka ju lähete sadamatest, aga ma mõtlen nagu, et nad lihtsalt... No jah, et ega me pool aastat ju ei ole järjest merel, et merel me oleme siin selline 2-3 nädala kaupa, et siis tuleb ikkagi varusid täiendada ja kütust võtta ja toitu ja selliseid asju ikka, et siis saab ju seda maaõhku ka hingata ja saab võib-olla ringi käia sadamas, et jah, niisugune paari nädala kaupa. Kirjelda merd. Kirjeldada. Meri on selline rahustav. Kui see tööpool nüüd sinna kõrvale jätta, et merel saab täpselt samamoodi huvitavaid asju teha kui maalgi, et ega seal suurt erinevust ju ei ole. Tõesti. Ütleme, et see elukeskkond on mõnevõrra lühem, et see mahub sinna 50 meetrile võib-olla, aga inimesi on ju ikka ja tänapäeval on kõik ühendused ju olemas, et ega me välismaailmast ju ära lõigatud tänapäeval ei ole. Siis kui ma alustasin, see oli see võib-olla mõnevõrra teistsugusem, et interneti ja telefonilevi ja igasugused sellised asju ei olnud, aga täna see ei ole nii hull, kui võib-olla kaugelt paistab. Millise tööpäev välja näeb, mis kelle äratus on, mis kell magama minnakse? No see on erinev, see on täiesti erinev, et võib olla täiesti tavaline rutiin 8 tööle ja 5 koju, kui on selline sadamarutiin aga merel see natukene sõltub, kes sa seal laevas oled. Et üldjuhul on selline 6 tundi tööpostil, 6 tundi muuks, siis on see siis söömine, pesemine, puhkamine, et selline 6-tunnine rutiin on selline tavapärane. Et sellega harjub üsna ruttu. See ei olegi võib-olla nii hull. Kui tundub. Jah. No nii, kas publikul ka mõni küsimus on tekkinud? Üks tore kuulda teie poolt ka. Ja, kas habe on kasvatatud auastme tõttu? Kuidas? Kas habe on kasvatatud auastme tõttu, komandör? Ei, üldse mitte. Et aastal on ma kandnud vist... isegi mäleta, millal ma ei kandnud habet tänaseks, et üsna pikalt, jah. Et ei, see ei ole kuidagi seotud. No viimati oli vaatske Otiga pildi peal oli, siis ei olnud neil habemeid mõlema läinud. See võib olla selline üsna jah, seda kui ei olnud. Äge. No? Kaugel koht, kus sa meritsi käinud oled? Või huvitavam koht? Jah, need ei ole vist, ei lange kokku tihti, et kooli ajal sai sõidetud Lõuna-Aafrikast Brasiiliasse fregati pardal,
aga ma arvan, et huvitavamad kohad on Island, Fääri saared ja midagi sellist. Et ütleme, ilma poolest on ta selline kehvapoolne, aga noh, vaatamist on seal nagu rohkem. Et pigem ma võib-olla, kui ma peaks vastama selliselt, mis on huvitav, siis ma arvan, Fääri saared võiks olla selline. Aga noh, ei saa ju öelda, et Brasiilia rannik ja Lõuna-Aafrika rannik on kindlasti ka sellised kohad. Aga noh, sinna ei satu liialt tihti, et sinna sattusin ma kooli ajal, aga töö tõttu on või ütleme siis tööalaselt on selline Läänemeri, Põhjameri, Briti saarestik ja see piirkond siis see põhiline. Et sealt võib siis Fääri saared võib-olla välja tuua. Ja no muidugi Norra rannik ja kogu Norra põhjaosa kindlasti, mis looduse poolest on selline. Me ei tea, kus kui on Rootsi juba sõidad, siis kõik sealt siis jäänud Stockholmi. Jaa, absoluutselt. Selline elu ongi siis sul, jah? No see on see üks osa, jah, mis kaalub võib-olla üles muid asi. Ägedad vaated, on ju? Näiteks. Jaa. Kas keegi veel sooviks küsida? Hetkel mitte. Aga liigume siis edasi, sest ma tean, et siin on natukene kus see siis nüüd siin, kas see on ka Paide muusikateatrimaja või olla või? On küll. Nii, kes need lipsudega härrad siin siis on? No need on need noormehed, kellega ma tegelikult alustasin oma koorilaulu värki 90ndate alguses, 93, 4 äkki. Ja see tegelikult me tegime vahepeal sellist ansambli moodi asja, mille nimi oli Pikapäevarühm, miskil põhjusel. Kuule, te olete presidendi vastuvõtul või kuskil emadepäeva kontserdil. Jaa, ma praegu tuleb meelde. Ja siis... Oota, ma nüüd pean tagasi minema, kas sina pakkusid selle nime või Pikapäevarühm välja? Sest me ei ole täna juba Pikapäevarühmast rääkinud. Sellest me oleme rääkinud, jah, aga tegelikult ei tea, kas see nüüd sellest tuli päris. Aga kuna me seda hobiüritust kõik peale oma seda päevatööd tegime, siis me nimetasime seda kuidagi ühiselt Pikapäevarühmaks ja no nii ta jäi. Äge nimi. Nii ta jäi, jah. Aga see pilt on vist tehtud too aeg, kui me tegime Heidi Tammega vist mingisugust tuuri isegi, et me jõudsime kuhugi sinnamaani. Oli üsna tore ja tegime täitsa hobi korras seda ja oli üsna lõbus. Natuke aega tegime ja siis enam ei teinud. Ma tunnen ära siit Kuldari vasakult poolt. Teistega mul natukene raskem, ma pean tunnistama. Ilmselt siin publikus just tuntakse rohkem nagu see ära. Aga kuidas selline punt sai 90 alguses kokku? Paide muusikakoolis ootuste klaveriliindi või? Ei, siin on Paidega üsna vähe pistmist tegelikult. No ja Kuldariga ja Jürgeniga me saime kokku ja noh, tegelikult kõigi nendega vabariiklikus kooris, et meestel oli 7 postikoori, kuhu Aino Linnas mind saatis. Et oled osutunud välja valituks? Jah, moel või teisel ma sinna sattusin ja sinna ma üsna pikalt jäin ja siis tegelikult on see punt sealt kõik välja kasvanud. Et laagrites me käisime ja tegelikult täna teeme ka Kuldar asutas üle-eelmine aasta uue meeskoori, kus me siis oleme suuresti tegelikult on see vabariiklikust või siis Kalevi poistekoorist või kuidas ta erinevatel aegadel nimetati välja kasvanud, et nüüd me siis teeme seda uuesti jälle. Aga teise nime all? Jah, selle nimi on meeskoor Homme. Homme? Kas saab meeskoori homme kutsuda ka koeru esinema? Saab, meil tegelikult oli isegi mõtted käisid selle ümber, et me teeme neid laagreid. Me kohtume 3 korda 2 kuu jooksul, ehk siis sellise iga 3. pühapäeva nagu rütmiga. Ja siis meil oli mõte, me praegu teeme Türil proovi, aga me ei välista muid kohti proovida tegemiseks. No meie kogukond ootab teid. Tore, ma panen selle kõrva taha ja ma räägin Kuldariga. No peas, et see homme ei ole. See võib olla homme, see võib olla mõni muu aeg. Väga äge, et siis olete jäänud nagu kokku käima. Jaa. Mida see laulmine sulle on andnud? Sa oled väga kauast teinud juba. Nüüd on siis kuskil 30 aastat. Väikeste pauside ja väikeste selliste perioodidega, jah, aga eks ta sinna kanti tuleb, jah. Et see oli jälle selline, kuna mul aeg oli, siis ma seda tegema asusin ja kuidagi jäi, et tänase päevani, et ikkagi midagi ta nagu pakub.
mis häälegrupis sa ja laulan teist tenorit. teist tenorit? Et noh, nüüd on laulupeo aasta ja just tahtsingi küsida. Ilmselt tuleb laulupeole ka minna ja Olete juba ettelaulmisel käinud? Ei ole veel. Et saate otse vabariiklike ilmselt. kooridega me otse ei saa, et me ikkagi teeme nii, nagu neid asju tegema peab. Et aga vabariiklike kooridega on natuke teistmoodi see ajakava vist ja ma tegelikult täna väga täpselt ei tea, mis ja kuidas ja millal. Päris äge, et selline nii pikk hobi sul on lisaks käima jäänud ja teine hobi siis siin kõrval, ma vaatan, et siin ka mingid plaanid või hakatakse mingid plaane tegema. Jah, see Tuttavate nägude kutte on siin palju. Selle ühenduse nimi on Kultuurne motopande. Mart Miku poolt toona kokku kutsutud ühendus. Jah, seal siis erinevad kultuuritegelased sõitsid mootorratastega ringi ja tegid siis head. Ja siis toetasid viimane, kus mina kaasas olin, oli, nüüd me Kultuurne motopande enam ei tegutse, aga viimane oli Võru kiriku ukse renoveerimise toetamine ja neid üritusi on veel, mida Kultuurne motopande siis on toetanud oma tegevusega. Teid nurjatuid? Et nendega sai ka sõita natuke ringi. See oli äge nimi, Kultuurne motopande. Valisite mingi objekti välja, mida tahate siis taastada, renoveerida või? No seal oli erinevaid, seal oli nad käisid ka lasteedades näiteks helkurveste jagamas ja selliseid sotsiaalseid üritusi toetati. Et mina sõitsin nendega tegelikult üsna vähe, äkki 2 aastat, aga oli tore ettevõtmine ja kultuuriinimesed seal veetsid hästi aega ja selline heategevuse asi sinna juurde ja see oli tore, sest see pilt ka siin avaldus. Äge käng. No nii, natukene ei ole vist sama üritusega seotud, aga mingi ansambel siin ei, tegelikult vist on sama üritus ikka. Ikka need vestid seljas ja? Jaa, et tavapäraselt motopande reis algas sellega, et tehti siis heategevuslik kontsert, kus siis erinevad bändid esinesid ja siis mindi siis selle nii-öelda ringreisi peale. Et too kontsert oli vist Võrus, kui ma ei eksi, ja siis pandi seal punt kokku ja tehti. Kas sina laulad seal parem? Jaa, mul õnnestus tõesti Terminaatoriga lava jagada ja laulda tausta neile seal natuke. Paar lugu, et see oli selline huvitav ettevõtmine. Kuidas sa sattusid sinna bandesse? Ma tegelikult sattusin sinna Siim Rikkeri kutsel, ühe lõõtsamängija kutsel. Et meil olid ühised tuttavad, ühised hobid ja käisime palju läbi ja siis kui ta kuulis, et ma ka mootorrattaga sõidan, siis ta küsis, et nagu äkki tahad ka sõita, et siis kuidagi niipidi see lugu sai, jah. Sa mainisid enne, et poiss käib maal ja käib koolivaheaegadel ka, et sul on üks poeg. Jah. Ja, kas tema ka huvitub mootorratastest? Ei, ta vist veel ei huvitu, et tal ikkagi, elektrimootorratast tal küll oli, kui ta väiksem oli, aga raske öelda, ei ta praegu seda huvi vist üles ei ole näidanud. Kui vana ta on? Ta on 8. Ta suur mees juba. Jaa, tõsi, aeg lendab. Kas ta on saanud ka mõne sellise nime endale, mõne tähendusliku nime sinu suguvõsast, sinu perekonnast? Ei. Peale perekonnanime muidugi. No perekonnanime ilmselgelt, jah. Ei, seda kellegi järgi nimetamist me ei teinud. Et seda me teinud ei ole, jah. Kuidas need suhted on, isa-poja suhted, kui isa pikalt ära on? Ma ei tea, mul ei ole, või kujuta ettegi, kui isa pool aastat ära, see on ikka väga pikk või on tõesti täna niimoodi, et saad ju iga päev ühendust võtta? See on üks asi, kuigi tegelikult ega me ei olnud iga päev siiski ühenduses, et kuigi see võimalus on ja ta väga hästi ka teab, et see võimalus on. Et ega me siiski iga päev ei suhelnud, ei videokõne või millegi, et
eks sellega peab natukene tegelema ja abikaasa on mul seal väga hea töö teinud ja tegelikult mul vanemad ka on väga toetavad olnud, et siin see perekonnatoetus on äärmiselt tähtis, et aga jah, eks ta nüüd saab aru ja kui ta oli väiksem, siis ta võib-olla ei saanud aru, et see nii on, et võib-olla siis oli lihtsam, aga nüüd see viimane kord oli võib-olla mõnevõrra keerulisem. Aga nüüd on juba jah, piisavalt suur, et aru saada, miks see nii on või et noh, et kui tal on teada, et see kuupäev on 6 kuu pärast, mina tulen tagasi, et siis on hästi. Et kui see teadmatus on selline, et noh, ei tea täpselt millal, kas ja kus, eks ju, et siis on see oluliselt keerulisem, aga kui on võimalik päevi lugeda ja numbrid talle meeldivad, et siis on see lihtsam vist. Ma just tahtsin küsida, et kummal pool see päevade lugemine käis, et maha kriipsutakse. Millegi pärast seostub kohe meremehega selline tõmbad ja siis kriipsusad. No ma olen seda nii palju teinud, et ma enam ei kriipsuta, ei kuupäevi, ei midagi, et ma pigem olen seal ja noh, mul see on kuidagi nagu selline iseenesest mõistetav juba, aga jah, aga poiss tõesti seda vist tegi ja eks ma jätsin sinna natukene sellist puhvrit ka, et ütlesin natukene hilisema kuupäeva ja siis tulin natukene varem koju ja selliseid asju ma olen aeg-ajalt teinud. Parem üllatus kui pettumus, nagu öeldakse. Öeldi, et ei, homme ikka ei saa ja ülehomme veel ei saa ja noh, seda pigem vältida. Nii äge. Vaatame, kus me siis piltidega edasi jõuame. Siin on veel suurem kamp, see on pikapäevarühm, see ei ole. Ei, see pikapäevarühm ei ole jah, tegemist on Revalia kammermõiskooriga, kes täna ka enam ei tegutse. Et kui Hirvo Survaga sai seda 90ndate alguses seda teekonda alustatud, siis tegelikult Revalias oli selline jätkukäik peale Tallinnasse liikumist, et Revaliaga sai ka nii mõndagi tehtud ja käidud. Et jah, see oli selline. Ka üks äge sõpruskond jälle, vaata, et selline laul jääb siduma teid ikka. Jah, et sealt on tekkinud väga palju selliseid tutvusi ja kontakte, kellega nagu, igapäevaselt ju ei suhtle, aga kui jälle satub, siis on paar nägu, kes on nagu minuga nagu igal pool olnud koos või kellega ma olen siis igal pool olnud. Erinevates projektides nagu muusikalistes projektides. Et seal on mingisugune paar inimest. Kas siis nüüd saatejuht seal, Osooni saatejuht ei ole või? See on Kristo, jah? Jaa, Elias või mis? Kristo Elias, jah. Jaa, ma vaatasin, et nii tuttava näoga. Ja siis on ju veel siin üks spordireporter ka ja kes eile laske usutamist. Alvar Tiisler. Tiisler, jaa. On erinevaid, jah. Ägedad, ikka noored poisid olete, võtab ikka tükk aega enne kui vaatab, see on ikka selle moodi, see on ikka selle moodi. See pilt on vist tehtud 2009, et mõnda aega tagasi. Nojah, ikka mõnda aega tagasi. No nii, mis siin nüüd siis toimub? Siin on Neptun külas. Nii. On see hea sündmus või halb sündmus, kui Neptuniga siis natukene sõltub, kust otsast vaadata, et mõnele võib see olla selline hea, mõnele natukene rohkem tegevusi kaasa toob, et on traditsioon, on ristimine. Meie teeme seda siis nullmeridiaani ületamisel ühte või teistpidi ja siis on protseduurid ja tegevused, millega siis tuleb see Neptuni austus ära teenida ja nii-öelda ristituks saamine. Kõik, kes siis laeva peal on, kogu meeskonda? Jaa, kes sõltuvalt siis millal see meridiaani ületamine on, et kellel tunnistust ette näidata ei ole, siis tuleb seda teha. Tunnistust? Mis tunnistust? Et oled ristitud. Ega ristimise ju tähendab seda, et keegi peab selle dokumenteerima ka. Et ei ole nii, et ütled, et jah, küll ma siin... Et mind on ristitud juba siin? Jah, et see niimoodi ei tööta. Okei. Et need protseduurid ja sellised, see tseremoonia ja see talitlus on piisavalt sellised huvitavad, et tahta seda tunnistust või sertifikaati siis ikka alles hoida. Nii, ja palun äkki siis natuke detailsemalt, kui need piisavalt. Need on paraku sellised tundlik teave, et seda ma siin avaldada kindlasti ei saa, et selle jaoks peab ikkagi olema kohal ja seda ise kogema. Täpselt. Ma tundub küll, et väga lõbus on või kuidagi
ei no mul oli lõbus tõesti. Ma saan aru, et sul oli tunnistus olemas, et Ja, sa oled... absoluutselt, et see on sellest ajast, kui ma olin Ugandi komandör ja üks minu viimaseid sõite. Aha. Et aga jah. No meil oleks vaja seda Väinjärve veepeoks ka kuidagi või mis otsitakse praegu siin... Neptunit või? Neptunit ja sa mõtled, et võib-olla peakski sinuga selle lepingu ära tegema, et kes siis veel on Väinjärve veepeo Neptun, uus Neptun. Absoluutselt. Ja saad valida ise, millega sa lähened sinna paadisilla poole, nagu no lihtsalt meil on see motoriseeritud paatide keeld, aga no küll keegi sõuab. Muidugi, neid sõudjad on siin saaliski kõvasti. Et tegelikult see oleks ikka nagu väga äge, sest me tegelikult on olnud mitu korda sellest juttu, et võiks selle Neptuni tagasituleku taastada nagu. Ja uued põlvkonnad ei teagi, kes see Neptun on. Ilmselt mitte, jah. No, miks mitte? Et nüüd on ju teised superkangelised sealt veemaailmast. Oota, kes oligi Waterman või kes ta oli? Ei tule praegu meelde. Kalapoeg Neemo ja... Jaa, no Neemo ka kindlasti. Kui meri on vaikne ja rahulik või tormine või mis veel siis nagu meri? Nagu meri tegelikult on ju nii palju rohkem kui see, mida me näeme üle sealt laeva serva või kauguses või et kas ta siis päike paistab täna või ei paista? Noh, eks neid päiksepaiste ja päikseloojangu pilte ja fotosid võib ju teha lõputult, et ma ka neid alguses ikka tegin aga nad on ikkagi üsna ühtemoodi. Võib öelda, et vesi ja päike ja taevas saavad kuskil kokku ja siis tekib päikseloojang ja see on selline, teda on tore vaadata ikka kogu aeg, et see nagu kuhugi ei kao, aga muus osas, et kui tuul puhub ja laine möllab, siis mul on see õnn, et mind merehaigus ei kimbuta. Et peab ütlema, et jah, ma küll esimene päev olen võib-olla mõnevõrra väsinum, aga mind see merehaigus ei ole nagu kunagi häirinud. Et võib-olla see on see, mis nagu ebamugavust tekitab paljudele. Et aga eks meri on selline, et ega seda peab, võib klišeena kõlada, aga peab austusega kohtlema ja ei tohi arvata, et veel on tegelikult ikkagi jõud ja see võib teha palju kurja. Kui suur vastutus on olla Ugandi komandör? Ja kas sa kujutasid kunagi ette ka, et see võib olla nii, et sa ühel päeval teed midagi sellist? Peab ütlema, et eks kui selline amet või elukutse valida, et ega muid eesmärke ju tegelikult olla ei saa, et iga mereväeohvitseri eesmärk ju on olla kunagi laeva komandör, et mis seal salata, et eks mul see mõte ja idee ju ka oli, et milleks siis mingisugune siht ju peab olema, et laeva komandöri ametikoht on kindlasti üks parimaid, mida selline elukutse nagu pakkuda üldse saab, ma arvan. Et on piisavalt vabad käed ja piisavalt nii-öelda sinu asi, mida teha. Et ma arvan, et see on see, mis on nagu selline verstapost. Ma saan aru, et teil oli ka selline laululine seltskond kindlasti laulsid ja kõik ümber laua seal võires. See on jah, selline filmis nii. Ahah, okei, et tegelikult on ju oma reeglistik, mis aga ei, peab ütlema, et ega sotsiaalsed tegevused kuhugi ei kao, et ei ole, et küll on tegemist kaitseväe süsteemi, aga et ega me ei ole seal ju vangis ja kõik ju ei käi sellise, ütleme, reegli järgi, et vaba aega on ka ja ega muud moodi, kui laev on 50 meetrit pikk ja seal peal elab 36 inimest, siis võid arvutada, kui palju nii-öelda jooksvaid meetrid ühele inimesele jääb, et eks see komandöri ametikoht või selline on pool niisugune psühholoogi koht ka, et see peab natuke ühe või teisega nagu tegelema, et võib-olla kõigile ei sobi ja kui parasjagu see ei sobi aeg tuleb, siis langeb sinna mereaja peale, et siis peab natuke tegelema sellega, et inimestega peab nagu rääkima. No oli just eelmisel nädalal vestlus ühe meie kooli vilistlasega
kes siis ka ohvitseriks on kõrgemas sõjakoolis õppinud. Ja siis ta ütles ka, et sulle õpetatakse nagu väga palju koolis, sa saad oskuseid, teadmisi juurde, aga keegi ei õpeta sulle, kuidas juht olla, kuidas olla hea juht ja õigesti juhtida ja neid häid suhteid hoida. See on kunst omaette ja sa, nagu sa ütlesid, 36 inimest. Kuidas nad kirjeldaksid sind? No seda peab nüüd küsima, ma ei oska öelda. Hästi raske on seda ennast ju niimoodi kõrvalt öelda, et milline ma siis olin. Et võib-olla peab sealt leidma kellegi, kelle käest seda küsida. Võib-olla me oleme juba leidnud. Võib-olla. Aga millised need suhted olid või? Et mis need olid, mida sina nagu sealt sellest meeskonnast või nagu sa ütlesid, et teil oli ka oma vabadajad ja kõik? No ma arvan, et üks asi, mida see aeg nagu õpetas, oli see enda kontroll ja selline enda vaos hoidmine. Ma ei ütle, et ma nüüd liialt emotsionaalne inimene olen, aga ma arvan, et see on see, millega sai enda kallal seal kõvasti tööd ja vaeva nähtud, et üks asi on seal terve selle pundi ees seal olla ja öelda, et kõik ongi ju hästi ja seda motivatsiooni kõrgel hoida, samal ajal enda motivatsiooniga tegeleda ja et seda mitte välja näidata tihti või üldse. Et kui nagu öeldakse, et kala hakkab ikkagi peast mädanema, et kui see nagu läbi lasta, et ega siis seal nagu liialt palju enam head nahka pärast seda ka ei tule. Et ma arvan, et see oli see võib-olla. Mis see töö sisu on seal, mina kui väga merevõõras, et mis need väljakutsed on? Või ütle siis, et mis teie eesmärk on, kui te niimoodi seilate seal? Antud reis, kui sellest vist oli nüüd mingisugune lugu ka sai kirjutada. Torreis oli selline, oli NATO sõid, ütleme siis alalise miinitõrjegrupi sõit, et panus siis NATO kollektiivkaitsesse. Aga kui sa küsid nüüd, mida see laev siis seal nagu tegelikult teeb, et tegemist on siis miinijahtijaga ja harjutame, kuidas siis miine leida, neid kahjutuks teha. On see siis nüüd tänasel päeval teise maailmasõja aegne miin või siis... Ja neid ju on? No neid on jah, ütleme, et see tööpõld ei lõpe selles osas. Harjutate ja teete seda tööd ka siis? Jah. Tegelikult päris ohtlik töö. Jah, ei maksa võib-olla seda liialt ohtlik, paljud ametid on ohtlikud, et see ohtlik on selline natukene suhteline mõiste, et tuletõrjetöö on ju ka ohtlik, et see käib selle asjaga juurde kaasas. Teadlikud valikud? Jah, jah. Selles mõttes elukutseliselt? Teadlikud valikud? No nii. Ja siin on lihtsalt üks pilt vahepealsest, see nüüd mõned aastad tagasi, kui ma töötasin Kaitseväe peastaabis operatsioonide osakonnas, ehk siis minu see laevakarjäär nii-öelda sai tegelikult läbi 2021. See oli sinu otsus? Otsus, rotatsioon, jah, moel või teisel, ütleme, et ühte asja ei saa liiga kaua teha. Ja minu aeg lihtsalt seal sai otsa, minu 3 aastat sai otsa ja otsid uued väljakutsed ja siis Kaitseväe peastaap oli minu järgmine ametikoht. Ja oled sa siiamaani? Ei ole enam. Et seal ma olin ka 3 aastat, jällegi 3 aastat on selline Kaitseväe selline tavapärane rotatsioon ja siis ma liikusin tagasi mereväkke ja siis ma sain ikkagi veel 6 kuud, kuigi ma ütlesin pärast Ugandit, et ma vist rohkem ei pea merd sõitma, siis ma olin 6 kuud ikkagi sakslaste staabilaevaga ja siis miinitõrjegrupi staabiülemana veel 6 kuud ikkagi sõitsin. Et nüüd ma siis eelmise aasta oktoobrist olen jälle maa peal, aga nüüd juba mereväestaabis. Siin Eestis? Jah. Mis see töö täna on? Kuidas sa saad? Kas sa saad nagu päriselt ka selliseid muutusi ellu kutsuda oma kogemuse baasilt? No ikka saan, kui ma olen planeerimisjaoskonnas, siis tegelikult
on selline töö natukene selline pika sellise horisondiga, et noh, ma ei pruugi oma töövilju võib-olla ise noh, sellel ametikohal kindlasti võib-olla mitte, aga nähagi, et enne tuleb kas rotatsioon või mingisugune muu ametivahetus või ametikoha vahetus siis ette, et minu töö on täna selline pikaajaline planeerimine. Et mis juhtub 10 aasta pärast. Aga mis sinuga 10 aasta pärast juhtub? Pikaajaline planeerija. See on hea küsimus, seda ma ei ole planeerinud veel. Kas kunagi võiks kuidagi koeru ka nendes plaanides olla? No ma ei välista ja ma ei ütle, et jah, see saab nii olema, ma ei oska seda öelda, ma ei kujuta ette. See võib nii juhtuda täitsa. Et ei saa välistada ka samas? Ei, ma ei välistaks midagi, jah. Aga ma kindlasti ei ütle, et jah, et nüüd 10 aasta pärast olen ma siin samas teinud midagi kuskil. Aga laulad sa 10 aasta pärast? No näis, ma arvan küll. Mingil tasemel kindlasti. On siis kodus, saunas või lõkke ääres või... Head tenorid on ka Koerusega kooris oodatud. No, seda... Aino õpetaja, Aino endiselt no, toimetab, tuleb. Aga mootorrattaga sõidad? 10 aasta pärast? No ikka vast. Vaata, kui noored me siis veel oleme. Just. Arvuta, kuidas tahad ikka, üsna noored. Jah, et ei, ma arvan ikka. Et ega see ei kao. Jõudu jaksu on, siis sõidan. Mis su tulevikus veel võiks olla? Oled tihti mõtled tuleviku peale. Plaani pole, aga nagu mingid sellised, no seda tahaks ära teha. Kas midagi on tegemata jäänud, Martin? Et tegelikult ma vist ei ole mingisugune unistaja kunagi olnud eriti. Et ma olen võib-olla jah, selline piisavalt, nagu ma enne ütlesin, olen olnud selline jänes, et ega noh, isegi mul mingid mõtted on, et ega ma ei kipu neid nüüd liiga laia audientsi ees nagu tutvustama ja võib-olla peale suruma, et samamoodi ei ole ma selline suur unistaja võib-olla. Et noh, ma olen selline, elan nagu päevas ja ma ei selliseid illusioone ei loo. See on üks lau, illusioon. Jah. Tore on saada, kui ma nüüd ei eksi, siis tulebki meie viimane pilt siin. Jah. No ei, kes on need härrad siin ja... See ongi Ugandi juhtimise üleandmine siis keskel olevale ohvitserile, et selle tolle ajaga saigi, suvel sai minu periood seal läbi. Ja kõige vasakul siis merevelem. Ja on see hea tunne, kui sa oled midagi sellist suurt vastutust üle andnud? Noh, see on niisugune kahetine tunne, et noh, ühest küljest on nagu hea meel, et nüüd on see läbi ja nüüd on see nagu tehtud ja enam ei pea selle peale mõtlema, kaob nagu mingisugune koorem, noh, ma ei tea, kas koorem, aga selline vastutus, nagu sa ütlesid. Teisest küljest on kahju ka natuke, et noh, tegelikult on see meeskond olnud 3 aastat ja selline ongi nagu selline üks kommuun või punt või noh, kuidas iganes seda nimetada. Nojah, et noh, seal on selline üks silm nutab, teine naerab olukord natuke. Aga noh, lõpuks on ikkagi see, et jah, oli mis oli, see on nüüd tehtud ja tulevad uued inimesed ja nagu noh, asendamatuid inimesi ei ole, et tuleb järgmine ja teeb paremini. Nagu ikka. Ma mõtlen, et see meie vestlus on olnud nagu väga tähenduslik, et esiteks see asukoht, Varuküla mõis, nagu me sinuga just äkki 6 aega tagasi põrgatasime, siis tegelikult see ei olegi siin majas ju ülemäära palju aega veetnud. Tõsi, jah, mina siin koolis käinud ei ole. Küll aga ma olen siit mööda väga palju käinud ja noh, siin ringi liikunud olen küll ja tegelikult seda pildi muutumist siin kogu selle kooli nii hoone poole pealt olen ju kõrvalt kogu aeg näinud, et see, mis siin on ikkagi hoopis teine pilt, öö ja päev. Öö ja päev, üks silm nutab, teine naerab. Aga ja teine selline tähenduslik, nagu võib-olla selle tähendus kasvab veelgi ajas, et
selline äge, et sa olid valmis meile oma lugu jagama. Et minu jaoks oled sa natukene nagu selline Pitka moodi mees, kes ei ole üldse väga kaugel siit. Pitkal on 19. veebruar sünnipäev, sul on 19. märts sünnipäev, eks ju. Vaata, Pitka ka selline väike Palso küla seal ja sinul on Tammiku küla, eks ju. No sa jõuad ju veel palju teha, eks ju. Ei, no aega veel on, jah. Muidugi on aega palju, sa jõuad toimetada ja tegutseda ja toimetada. Just nii. Kas midagi jäi veel meil rääkimata ka? Ei, no eks kindlasti jäi palju rääkimata, et ega ma arvan, et ka kooliajast, aga palju lugusid on sellised, mis ei pea tingimata lindile jääma, et neid asju kindlasti on, et juhtus palju, sai tehtud palju, ma arvan. Oli lõbus aeg siin. Koorukandis. Jaa, absoluutselt. Ja sind on alati hästi tore kohata ja tekitas sellised positiivsed emotsioone kahtlemata. Ja sa oled, ma arvan, hea kaaslane ka seltskonnas, et viskad kindlasti kõvasti nalja. Ma olen seda pidudel vaadanud seal vilistlaste pidudel, et teil on selline hea kamp, et tuleb osata ka, eks ju. Töö on töö, aga tuleb osata ka. Jaa, kindlasti. Töö ei ole ju kõik veel. Me soovime sulle palju edu, uusi põnevaid väljakutseid. Võib-olla on sellised, millest sul pole veel aimugi, et need võivad kõik juhtuda veel sinuga. Jaa. On ju? Kindlasti. Ja aitäh sulle veel kord, et sa, Martin, jagasid meile seda lugu, et täna on selline hästi tähtis päev. Eesti tähistab 107. sünnipäeva. Mis see sinu jaoks tähendab? Ma arvan, et see tänane on vist üks väheseid, kus ma ei ole kuskil väljas rivis marssimas või paraadil, et neid ei ole ju justkui ka palju olnud, et täna ma arvan, et ma lähen koju ja panen paraadi uuesti televiisorisse käima ja vaatan selle ka üle. Kas eestlased on head meremehed? Ja kindlasti. Ja tunnustatud ja väärt meremehed. Absoluutselt, kindlasti. Nii et väike selline karjääriamps ka lõppu, et tasub ikka mereväekka ka minna. Jaa, no kindlasti julgustan, et ei ole ainult Saaremaalt ja pealinnast need, kes merd sõita võivad, et võib Järvamaalt Koerukandist ka merd sõitma minna. Sa oled üks tõeline mees, selles pole kahtlustki ja meile tahame sind aplausiga nüüd tänada ja meil on väike kingikott ka sulle. Juhuu! Aitäh sulle, Martin! Tore oli! Tänan kutsumast! Uute kohtumisteni! Miks tõeline mees lihtsalt kotti? Võin mees ja sellest polegi kahtlust. Natuke